Kui sa kasutad ChatGPT-s korduvate ülesannete jaoks PDF-faile, siis hakka nende asemel kasutama hoopis Markdown-faile. Seletan ära ka põhjuse. Kuna iga kord, kui sa sisestad ChatGPT vestlusaknasse siis PDF-faili, siis esimese asjana hakkab ta hoopis seda PDF-faili siis endale arusaadavasse keelde tõlgendama. Markdown-faili puhul on see tegevus tal palju lihtsam. Ehk siis sa sisestad tema siis vestlusaknasse PDF-faili, siis temal kulub energia, et sealt saada siis infot kätte ja alles siis ta saab sulle vastuseid anda. Markdown-faili puhul ta saab selle info kiiresti kätte ja saab kasutada seda energiat hoopis sulle kvaliteetse vastuse andmise jaoks. Mina näiteks kasutan enda siis assistentide sees väga tihti raamatuid ja mul on kõik raamatud, mis algselt olid PDF-id, olen need ümber konverteerinud siis Markdown-failideks. Aga seletan ära ka, kuidas siis neid Markdown-faile siis saada. Saavad tavalise vestlusakna, tõstad enda PDF-faili siis vestlusaknasse ja ütled, konverteeri see fail Markdown-failiks ja voila, sul ongi Markdown-fail olemas. Paned Markdown-failile õige nime, kui tal ei ole veel seal siis antud ja hakkadki siis sedasama Markdown-faili kasutama PDF siis faili asemel. Aga jõudu ja edu katsetamisel!